ma mäletan ühte korda, kui ta helistas mulle koju, et kuule Ems, kas sa saad tulla Käärikule koos uiskudega. Meil on uisutamise arvestusega, meil pole ühtegi tundi antud ja mitte midagi pole õpetatud. Mina läksin poodi, ostsin uisud ja sõitsin Käärikule, õpetasin lapsele ära, ta sai järgmine päev arvesse. Neil oli 2 talvel oli neil laager, nädal aega umbes. Nii, neil ei olnud mitte ühtegi praktikat, neil ei olnud mitte ühtegi asja, kus keegi õpetab ja sealt läksid kõik ära tööle. Need, kes tahtsid ametlikult pedagoogi seda saada, pidid 1 aasta veel käima. Ja sellel 1 aastal oli siis tõesti koolipraktika 1 kuu. Aga see 1 kuu oli ka niimoodi, et faktiliselt, ega keegi midagi juures ei õpetanud, kontrolliti, ütles, et paar klassijuhataja nad andsid. Kusjuures tema kool käis niimoodi esmaspäevast reedeni ja oli ainult 1. kursusel. Alates 2. kursusest olid tunnid ainult esmaspäevast kolmapäevani. Nüüd elab minu trepikojas üks tore noormees, kes õpib kehakultuuri ja nüüd on jälle 25 aastat mööda. Ta on tippvõrkpallur kool, tema on praegu ülikoolis 2. kursusel. Iga päev ta läheb kodust ära kell 10:30, sest kell 11 hakkab trenn. Siis ta tuleb lõunal tagasi. Ma näen, ta tuleb mingi karbiga, järelikult ta sööb midagi ja siis ta läheb uuesti ära. Tema tuli, ta ütles, ta oli korvpallist. Ma küsin, kas te mängisite ka või? Natuke mängisime, aga võiksid ikka nagu umbes need istuvad ja kuulavad, kuidas see korvpall käib. Nii, ja siis ta läheb õhtul jälle trenni ja tuleb. Ma küsin, kuna te õpite, küsin, kas teil mõni laager on olnud, ta on 2. kursusel praegu ülikoolis. Ei, veel ei ole, aga meil pidi nüüd selles aasta maikuus tulema 1 nädal. 3 päeva on suve, 3 päeva on ainult suvelaager. Võib-olla ei, ta ütles, et kerge jõustik on 1 päeval. Kuule, vaata, see 1 nädal ongi võib-olla niimoodi esmaspäevast kolmapäevani. Praegu tudengitel, mul käib ka üks sprinter, muidu tüdruk, läks ka eelmine aasta ülikooli kehakultuuri sai sisse ja nende 3000 meetri norm, et saada seda A-d või mis seal on, seda kõige kõrgelt, mina ei tea, mis on 11 minutit. Eesti meistrivõistlustele võid minna sinna ei tulegi naisi, kurat. Nii, kõik on ju rahvajooksjad, ega need on ju, need. Nii, aga 11 minutit jooksis ainult ära Eesti kõige kõvem selle vanusega see tüdruk. See on see Valga tüdruk, ma nime ei saa kohe öelda, aga üks tüdruk, kes üldse on võimeid 11 minutit jooks. Miks te panete niisugust kuradi norm? Minu tüdruk ta on sprinter, aga ta jooksis 12:30. Ütles treener. Ma ütlesin ka, mis peakujud need kuradi õppejõududel seal on? Saime tahab väga rääkida, üldse ei saa pihta, ma pole ka saa. Aga on niimoodi, et nöökimisest rääkisite. Üks nööki oli ka sportmängijad. Palju siin Ernst Tehaver, tüdrukutel, kes ei olnud ära, teiste airutus seal 2 sammu viisepete kõrvale, nii edasi. Nii, Ernst vaatab, norm oli 20. 20,1. Tulge nädala aja pärast uuesti. Saad aru, miks ta mind nöökis, aga pärast tuli välja, et ta oli ära armunud minu emasse. Ta oli minu emaga koos ja minu ema teda... Ema ei andnud kätte. Ema ei andnud kätte ja ta maksis minule pärast kätte. Mina tegin selle korvpalli, ma oskasin kõike, mul ema ei saanud õpetama, ma tegin ära, ma ütlesin, see ei ole võimalik, kes tulid mingid korvpallipoisid, tulid sinna ja võtsid ise stopperiga aega ja loomulikult oli mul kõik ära tehtud. Aga Erstil oli teine stopperiga, vaata. Lähme liiga keeruliseks lapsed. Raismõssi ka. Ei tea, kettaite maailma rekord. Ikka kuradi joobid. Aga muga vaidis. Mulle ka kurat, ma ka ei tea. Aga sulle ka rääkis. Tema sind ka hoovi või? Aga mina teadsin täpselt, et see vahe on... Et omal ajal kanteril ei puudu täpselt 70 centimeetrit. 88 oli tal või kanteril. Ma räägin, kanteril ei puudu 70 centimeetrit. Ära räägi mulle mingist 88. Kehakultuuri lõpetanud. Ma tean, et ta oli minu treener. Ja siis, kui ma selle Laanemetsas... Mina olin ka Jakobsoni koolis, Tormas, tulin sõjaväest ja andsin ka vene keelt. Ma olin klassijuhataja ja andsin vene keelt, ma olin 21 aastat vana, jah. Tulin sõjas, mul polnud mingit haridust. Kus sai tegelikult ja ausalt. Ma tundsin, mulle meeldib lastega mõelda. Ikka on õige, sa rääkisid põhisejutud ära, palju lisada pole. Sa rääkisid nii pikalt. Nüüd sa unustad ära, mis sa pidid rääkida. Vaata esimest korda, et first in a lifetime. Kus sa elad muidu? Tartus. Ja sa räägid kogu aeg, no Pärnu, sa olid Valkas nagu me oleme.
ta oli esimene töökoht. Valga ma läksin mehele. Ei, ta ei olnud. Kusjuures ma isegi nime ei ütle, te kõik teate, kes ta oli seal ja tema lõpp on ka väga kurb. Ja siis võin oli see, et ta saatis mind ühikasse, ütles, kas homme saame kokku. Ma ütlesin, ei. Ja siis ta ütles, et nojah, poiste asi on kutsuda ja mina... Ma olin ikka jumala sitapea noorena. Ja siis ma keerasin ringi ja ütlesin talle, jah, poiste asi on kutsuda ja tüdrukute asi on ära öelda. Ja siis läksin ühikasse ja rohkem ma ei näita ka mitte kuskile. See oli Epa poiss ja perega nimi oli O-tähega. See oli Pruksivare, Jaako. Soo, nii oli, sain aru. Vaata, ikka läksime enam päev. Ja see Pruksivare jagu oli niimoodi, et ta oli Marest pool pealt lühem ja nad käisid kogu aeg niimoodi, et kõnnitee peal, et see Mare pidi kõndima suure maantee peal ja poiss pidi. Aga kes see oli? Arst ütles, et tore var. Ei, vaata see, kes hulluks läks, see pärast oli spordiarst. Jaak Jalak. Ja spordiarstiks õppis ja ta oli koondise juures pärast spordiarstiks. Aga ta ju mängis korvpalli. Mängis, ta oli lausa mängis. Me oleme kunagi käinud Jalaki juures, ma ei tea, Tiidi tänaval. Ma räägin talle, miks Raul Rebane tuli, mitte hakkas, vaid miks ta esimest ja viimast korda tuli Eesti noorte meistriks kõrgushüppes. Nii, ja siis ta tuli staadionile, mõtles, et ta läheb, nüüd teeb sooja kõik ja siis ta vaatas, see kõrgushüppe ammu käis ja peal oli selline kõrgus, mida ta polnud elus hüppanud. Viskas ära dressi ära ja läks hüppas sellest üle ja sai, kuna ta oli ainsana, üks katse ainult on ju, siis ta tuligi Eesti meistriks. Sinu tahtmine on sündinud. Urra, mul on 2 tahtmist veel. 3 tahtmist. Miks Tiik ei ole käsipuud, meil mehed purjus kukuvad sisse. Teiseks, miks siin ei ole WC-d, ma tahan pissile. WC on igal pool. Ma saan aru, aga Kügi, naised ka ei pea kügitama. Tal on laiali. Püsti alla. Selle juurde ma pean ütlema, et ma olen 2 korda head tahtnud. Tead, ma pean... Esimene kord oli see, kui ma läksin sõitma seda... Tartu maratoni, 60 kilomeetrit suusatama. Ja siis iga selle peatuses jõime seda morssi ja mahla midagi kanti ja siis me tahtsime pissile. Ja siis tuli välja niimoodi, et mehed keerasid kõik suusaotsad seina poole, kõikusid ja meie naistega ootasime 40 minutit ühe peldiku järjekorras. Ja siis ma olin loll ja 30, praegu ma võtaks tagumiku paljaks ja püssiks ära. Aga siis me ootasime 40 minutit, meil hakkas nii külm ja lõpuks ma mõtlesin, et kui nüüd mõni puraan tuleks, võtaks mu peale, ma katkestaks kohe selle suusatamise ära. Ja teine kord oli see, kui me läksime mingi pundiga, seal olid käsipallurid, noored poisid ja meie ka seal, me läksime Norrasse mingitel võistele. Ja siis terve see suur bussi, see alumine osa, see oli kõik õllut täis. Kõigil tuli õudne pissi häda ja siis peeti see buss kinni ja kõik mehed läksid sellele maantee ääres võtame. Mitte traadist, see kaljukatte oli peal, see võrk, et sealt kive ei tuleks. Kõik lasid seal läbi võrgu, kõik sinna, no mida, mina seisa jalad ristis, mitte kuskile minna ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et kuramus mees on ikka poole parem olla, vähemalt kuska saab igal pool. Hakkab jalgul, tuleb seal teise kolmas kass. Ja pange mõne jalaga, õpetangi niimoodi. Sest vaata, võib-olla mõnes tuleb hiljem 400 meetri tõkke. Kaugust hüppasid. Mõnele jalaga hüppasid, ega sa väga käisid ära, ega sa ei toimu, mis seal tuleb. Ma tulin sissastus katset ja proovisin loppi hüpata ja jänes astadus juurde, et kus hüppad valet poolt. Mõtlesin, ma võin teed poolt ka. Ega mina ei tea, kus poolt see jalg läheb. No näinud olin telekas. Just ta näitas mulle, sa pead siit poolt hüppama, et sa sisemise jala viid enne üle, on ju, mitte välimise. Ma läksin, siit ongi parem. Juba luurab. Ta saab kodus vähe rääkida. Sa oled ka nii varra see selgelt lägi. Kas see, kes kadunud on, see tüdruk, see oli ka samasugune jutu, Pauliik, mäletate? Kes kadunud on? Kes see kadunud? Lühike tüdruk oli. Lühike nalja, siuks pole olnud. Lühike tüdruk ja sa mõtled Urve Aavakiri. Urvo, jah. Mitte Urvo, vaid Urve. Urve, jah. Aavakiri. Aavakiri. Ja pärast oli põld oli Pärnaka kella abielus. See kellega ju... 10 aastat või rohkem. 12 või 13 oli. Jaa, Tema põld. ju Laidla-Pelsi. Ei, Rahu, põld Igor oli Pärnu Samas mees. kohas töötasid ja olid. Epa lõpetanud ja põld Igor oli tema mees, ametlik mees. Aga üks oli meil veel üks tüdruk, nagu väike. Laeva matkal oli, Susta matkal.
Kalli. Kalli, jah. jalgratta. Ei, me olime koos ikka. ma olin esimene aasta Immas 73. Immas, jah. Kui me panime pärast nagu järelmalevad. Me panime septembrikuus, panime niimoodi september-oktoober, panime tunnid ära, siis panime sinna nädalalõpud nagunii ja siis panime poppi ka. Aga mina väga ei saanud panna, ma olin kursuse vanem, ma pidin kuskilt aru andma. Aga ikkagi, kurat, mul oli Jaava ja siis ma tõmbasin oma Javkiniga, tõmbasin sinna. Ja panime niimoodi, elasime seal vagunelos ja siis meil palk tuli niukene, et ma mäletan, et üle 1000 rubla ja siis meil jagati see raha 2 kuu peale, siis me panime seal üks 30 päeva järjest. Me, see oli, need kuradi kraaviallid panid jõid ja me panime kuradi nende tänapäeva mõistes nende S100-dega ehk Jossi ehk Stalinist traktoritega. Meil olid need kõik kurad lindid olid 1,10 meetrit laiad soo. Meil olid tetid olid need. Ei olnud tetid, need olid Jossid 100, tetid olid poisikesed. Panime, kindlustasime kraave, vedasime mätast, lõikasime ise lahti. Panime neid kuradi 1,10 meetrit vaiad, pidime tampima umbes kuradi 50 sentimeetri peale. Panime seda kurat niimoodi, et Tabrasovest, nagu öeldakse venelast, südame tunnis. Me tegime tööd niukest, et mida polnud ilmselt need näinud, aga meile maksti ka ausalt sellest raha. Lepapunutis tuli umbes nii kõrge siia iga selle niimoodi punusime ära. Ja Nõukogude Liit vajas kuivendatud soisid me kuivendame. Mäletad selle laulu, et ei ole meil, me oleme, et mustad mulkad ka meile alla annavad. Ja selle nimel meie rügasime seal Harts ja kompanii. Mina ostsin selle rahast endale Jaava. Ja ma abielusin naisega selle sügisel, esimese naisega pull me ei teinud, mis me kurat söödame, mina ostan Jaava endale. Sõitsin Rakvere, mul oli seal hea tutvus, Venemaal maksid tutvused kõik sel ajal. Sõitsin Rakvere, mul oli seal sugulane oli Dünamo poes Rakveres. Ja Ants, meil tuleb 2 Jaava. Vean sulle. Ja ma tulin Jaavaga, mäletan Rakveres. Palju see Jaava maksis? Jaava maksis 603 rulla. 3,5, väike maksis 503 rulla, 3,5 2. Ega 2 summutit taga ikka, see oli ikka mürist. Kui selle ajas Margit Plassile tüdrukud kõik tulid kõpskingadega ju. Ei joon seal ju. Ei joon, ühte grammi ka ei võtta. Ei ausalt. Aga ma läksin nii tühikalt, kui see töö ära lõppes. Lähen kuradi 231 tuba, kursus 4 seal jah, vasakul meeles, tagant sealt põmm-põmm. Lähen öösel raisk, ärkan üles, läheb voodi peale. Hakkan niimoodi üles minema, üle väsimas. Jumalast tõsiselt võtta oli. Me olime seal nii läbi. Meil oli see kuradi teete, või selle kuradi Jossi taga oli kuradi raudplaat või nagu kelk. See oli mingi kuradi 8 meetrit pikk ja 3 lai. See oli meil mulla mättaid täis laotud, sellega tõmbasime kraavi pervele. Sealt tulid angudega, viskasime need mättad alla. All oli teine kutt, kas Arts või mina või kes iganes, ma ei tea, pole meeles. See ladus need mättad täpselt paika sinna. Kraav oli ennem kindlustatud nendega ära, me panime niimoodi, kui oktoobri keskel. Ülikooli kohvikusse jättis. Ta 10 aastane siis. Ja siis vaatasin, et see sitsilent oli jääd, memberklett oli jääd perse vahele kinni. Tõmbasin välja, sain pliraka. Lükkasin tagasi, sain jälle pliraka. Ja palju sa nüüd õigust oli? No, ei ole. Me peol ja tulime, aga Teevi tõi sinna töölerdama ja Lappan, jah, lepi vann. Ja käis seal enne kaarsilda, lasi võtsi pooliku välja ja siis tegime asja ära. Lähme magame ilusti kenasti hommiku vaatame, Lappani pole. Ja siis tuleb välja, et on platte peale pandud. Ja siis õnneks, ütleme, räägime nüüd finaalis, siis on see, et oleks ülikoolist välja visat täna ühele heale inimesele, et lõpetas ta ülikooli ära ja siis tuli välja, aga siis oli hilja, siis oli poisil diplom käes. Rohkem polegi midagi rääkida. Olgu ka veel saladus. Hea inimese nime ma ütlen. Mina ju olin kursuse vanem, ma olin dekanaadis ja ma võin käima igal pool. No vaata, sa võid minu pärast ka aru andma, kogu sa aeg. Rääkima ja kõik, sinu pärast ma palju aru andma. No, tule välja, uskumatu, aga tõsi. Sa oled ju ka Lapma niimoodi. Üks kena blond poiss oli meil, kes õppis mingi 2 või 3 kuud, elas Võru tänaval Tartus.
oota. hästi vaesest perekonnast oli hästi vanaks lagunenud majast, siuke elas viletsast perest, siuke oli. Ja ta mingi paar kuud ajat õppis nime, ma ei mäleta. Mida ta tegi? O-tähega. Helge Justiklaja. Lager oli... Ole Sagel oli ainult see kaugus, võt nii. Aga see polnud valge peaga. Tema ei olnud Valge pea, tumeda peaga poiss. Helede peaga oli Mauri ju. Meil oli veel üks... Ei, Mauri raamatu kord palju. No jaa, ei, ma lihtsalt ütlen, et... Poeg oli ka ju oli veel üks suusahüppaja oli meil või kahevõiste oli mingi... Naritsa poeg oli ka ju natuke aeg. Aga see oli 2 kuud, ütles, et selle asi talle ikka ei sobi. Me saime alguses kokku kõik terve kursusega, me läksime jalutusime seal, uurisime seal Toomemäel ja me jalutasime sinna üles, sinna Musumäele. Ja see putt võttis ja suudles mind. Ja ütles, et kuna Musumägi, siis tuleb musitada. Ja siis ma vaatasin, et ohoh, et ikka linna poiss oli. Naised on kõik karstlaseks meil läinud. Vanasti nad võtsid kõvasti. Kõvasti, palju ma olen nendega seltsis viina võtnud. Äkki on vastupidi just, äkki nad on olnud, mitte läinud. Kui te vana maja üldse keegi võtti restaureerinud või midagi sellega teinud, ütleme otseses mõttes, siis te teate, mis töös on välja viidud. Ja siin oli niuke rämpsukiht ja vana sademekiht ja me hakkasime seda puhastama, viimane lõpp kõik need, sest aluslaudega me neid lahti ei võtnud, need on kõik puhtad nagu nad olid taljad. Me tolme imega võtsime selle viimase rämpsu ära. Siit tuli tonnide viisi, no ilmselt siit aknast läks seda august tähendab välja. Ja siin me hakkasime siit puhastama ja siin kohal lavab rist. Mis mõttes rist? Puurist. Puurist ja mis haua peal. Ja mõtlesin, mis me teeme. Pojaga tegime ja mõtlesin, et nii, see on siin olnud. Ja vastasime, me ei liiguta see absoluutselt puhastame kõik ära. Jätsime selle risti siia, panime kõik soojastu siin all. Ta oli 1 meeter 50 võib-olla pikk ja niuke jah. Juba mõnda aega komme on, et külas enam teistel ei käida. Heal juhul mööda minnes kusagil kõrtsis läheb klaas või baar. Me ei ole enam eriti lähedased, nii võib see näida. Ja mul on tunne, et me teineteisest tänapäeval aru ei saa. Teid palun elage kaua, sest mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maha, mis siis, et viimasel ajal just tihti istume teed. Teid palun elage kaua, mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maha, teid palun elage veel. Iga kord, kui jälle kohtume, lepime ju uuesti kokku. Et tulevikus kindla peal tihedamalt suhtleme. Me vahetame nimekaarte ja siis lähme jällegi lahku. Sinna paika see jääb ja jumal teab, kas üldse näeme veel. Teid palun elage kaua, sest mul on väga teid